Tere! Ma saan aru, et mind on kutsutud siia hoiatavaks näiteks sellest, kui valesti üks arutelu saab minna. Ehk siis ma kõigepealt natuke räägin teile, mis seal arutelus toimus, siis vaatame 7 erinevat näidet sellest, kui kohutavalt midagi valesti saab minna ja siis ma pärast räägin teile, miks see kõik valesti läks ka. Ehk siis eelmisel aastal kutsus Õhtuleht mind modereerima arutelu teemal, kas abort peaks olema riiklikult rahastatud. Ja Õhtuleht oli valinud, väga laetud teema, eks ju, oli valinud väga laetud teemal, aga väga laetud esinejad, kus ühelt poolt olid siis Urmas Viilma, peapiiskop, ja 2 EKRE ridadesse kuuluvat daami, ja teisel pool olid 2 feministeeriumi naisterahvast ja siis õnneks ka üks noor väitleja, kelle mina sinna viimases hädas sokutasin. Ja teine asi, esimene asi oli ju see, et kõik oli kohutavalt laetud, inimestel olid väga-väga kindlad seisukohad, mida nad sellest teemast arvavad, aruteluga läks see nii ja naa, on ju. Teine asi, mis oli sellele arutelule väga spetsiifiline, oli see, et Õhtuleht otsustas valida hästi konkreetse formaadi. Me kasutasime selleks väitlusformaati, kus iga kõneleja sai 6 minutit sõna ja siis hiljem oli võimalik 2 minuti jooksul, publik sai küsimusi küsida ja oponendid said küsimusi küsida. Et see formaat oli mõnes mõttes natukene harjumatu, see ei olnud nagu niivõrd selline aruteluformaat, kui pigem oli tegelikult hästi väitluslik ja tekitas tegelikult sellist polariseerumist isegi veel, sellepärast et inimesed jagunesid hästi konkreetselt jaatavaks ja eitavaks pooleks. Ja mis siis juhtuma hakkas? Juhtuma hakkas põhiliselt see, et kui arutlejad, ja muidugi minul ei olnud kahjuks võimalik osalejatega eeltööd teha. Selles mõttes ei olnud võimalik, et ma rääkisin Õhtulehega korduvalt, et äkki me ikka saaks kokku. Nad garanteerisid, et kõik osalejad on formaadist teadlikud, et nad on nendega rääkinud, et kõik on ette valmistunud ja ma üritasin küll mõlema poolega ka rääkida, et äkki me saaksime kokku, aga lihtsalt tehiolud olid sellised, et inimestel ei olnud aega füüsiliselt kokku saada. Nii et ma pidin usaldama see, et kõik saab toimuma. Ja mis muidugi juhtus oli see, et kui nad kõik sinna kohale jõudsid, siis inimesed olid juba enne väitlust niivõrd meelestatud, et kui Urmas Viilma tutvustas ennast ühele feministeeriumi inimesele ja ütles, et tere, mina olen Urmas Viilma, siis feministeeriumi inimene ei andnud talle põhimõtteliselt kätt, vaid lihtsalt vaatas teda. Ja siis oli aru saada, et ega sealt midagi head ei tule. Mõlemad pooled olid kaasa võtnud ka terve suure hunniku publikut, kes olid samamoodi meelestatud väga jõuliselt nagu nemad. Ehk siis juba oli näha, kuidas publik võttis leere, istus sinna ette maha ja valmistus hõisklema. Vahepeal üks selline kommentaar ka, et miks ma selle üldse vastu võtsin, miks ma olin nõus sellist asja tegemast, ma sain aru, et ega see hästi ei lõppe. Põhimõtteliselt selleks, et ennast proovile panna. Et kui te vaatate neid videoklippe, siis nii head poker face'i kui need 1,5 tundi seal, see on üks väärt kogemus, ütleme nii. Aga jah, päris alguses, kui osalejad hakkasid omavahel väga tugevasse konflikti minema, siis ma natuke aega lasin sellel minna, et ma mõtlesin, et davai, et ma valin oma võitlusi. Aga jah, et siis vaatame näiteks esimese klipi sellest, et mis juhtub, kui inimesed ei saa päris hästi oma formaati järgitud. Veel mitte. Kas ma istun äkki siia poole? Poolteist tundi oli see. Oi. Just, et kui see fuck-up formaat juba on, siis ilmselt see käib ka asja juurde. Aha. See on nüüd algus, on ju. 27.04 oleks mul vaja. 27.04. Jah, 00 võib ka. Natuke tagasi. Jah, küsimusi võimalik küsida vastaspoolel. Palun. Ma nägin seal ühte oma meelest täiesti vale fakti. Tegelikult statistiliselt ei tee aborte sugugi mitte kõige rohkem need, kes on need rumalad ja mis seal kõik olid, eks ole, need hullumeelsed ja kõik. Tegelikult kõige rohkem aborte teevad materiaalselt kindlustatud, tööl käivad ja ütleme sellised, keskealised, 30 naised.
kes lihtsalt lähevad ja ütlevad, et ma saan aru, neil on tööl käia vaja, eks ole, neil on igasugused elu ees. Kas sul on küsimus ka? Et lihtsalt see, et kui juba üks fakt oli vale, ja pigem surem kui sünnitab. Miks sa arvad, see olen? Ma ei tea, see kõlab lihtsalt kui antud juhul teile ei mahu pähe, et mõne naise jaoks võib olla sünnitamine hullem kui suremine, siis on see teie privilegeerituse küsimus. Jaa, aga ma jällegi ütlen, et siin on väga tugev nõustamise aspekt juures. Aga nõustamine ikkagi kunagi üle minna sundimiseks. Proovime niimoodi, et see formaat on siis selline, et te küsite küsimuse, mitte ei lähe väitluseks. Et teie küsite oma küsimuse, vastaspoolel on võimalus küsimus vastata. Ma lihtsalt küsingi siis, et miks ta... No vot on ju, et see oli selline esimene hea näide siis on ju sellest, et mis sa siis teed, kui inimesed hakkavadki lihtsalt jämmima oma vahel. Et ma alguses nagu lasin sellel juhtuda, arutelu toimub äge, aga ühel hetkel ma lihtsalt pidin hakkama neid katkestama, sellepärast et see ei olnud enam on ju arutelu, see ei olnud enam ka hea tava mitte üheski osas, et mul lihtsalt ei jäänud midagi üle. Siis teine asi, mis näiteks juhtub, kui sa ei ole osalejaid piisavalt briifinud sellest, et kuidas arutelu võiks käia, on see, et Piret Räni, kunstnik ja feministeeriumi inimene ilmus kohale, tal oli kaasas terve hunnik pabereid ja ma küsisin, et mis need on, ta ütles, pärast saad teada. Ja kohe me saame teada. Mängime siis järgmise klipi. Äh, 22.11 peaks olema see koht, mida me otsime. 22, natuke veel tagasi. Vot, nüüd sobib hästi. Kõik väga hästi ja seda on parem mitte torkida. Nii et selles mõttes ma ei ole nagu rõõmus, et see debatt on lahti näinud nii-öelda. Et koostasin siin endale mõningad väikesed slaidid, et võimalikult operatiivselt kõik vajaliku informatsiooni loomulikult, jah. Nii. Kellele on see otsus oluline, et meie riik toetaks... No, põhimõte on arusaadav. Et kes üldse... Ühesõnaga, mis juhtus on ju, oli see, et neid slaide, ütleme, ma ei tea, kas te siit videost praegu näete, aga võib-olla esimene rida nägi, on ju, järgmised read absoluutselt mitte, nii et see on tore, et ta veetis väga kaua nende joonistamisele. Ühtlasi neid slaide oli tal seal umbes poole tunni, aga kahjuks tema kõne oli 6 minutit pikk. Ja see slaidide omamine tähendas ühtlasi ka on ju seda, et tal olid mõlemad käed kinni, mis tähendab, et ta ei saanud ise mikrofoni hoida, nii et mina hoidsin mikrofoni ja tema siis neid slaide seal kogu aeg vahetas. Nii et selles mõttes see nagu selles formaadis väga hästi ei toiminud paraku. Siis, kuna see formaat oli natuke keeruline ja uudne, siis osalejad seda formaati paraku muidugi jälgida ja järgida ei suutnud. Ja järgmine klipp on 26.30. Rahaliselt kättesaamatu kasutatakse enese vigastamiseks traagist viide puud. Selle käigus võib tekkida sepsis, viljatus, surm ja siis ei tule pärast neid soovitud lapsi. Piret, ma väga vabandan, aga sinu kõne 6 minutit on nüüd läbi saanud. Loodetavasti on, ütleme Piretile aitäh ka. Tal on väga palju neid seal veel tegelikult. Nii et jah, paraku ma pidin teda katkestama ja ütlema, et aitab nüüd küll. Ja nüüd on võimalus Piretil. Siis, nagu ma eelnevalt ütlesin, siis publik oli ka äärmiselt laetud. Ehk siis, mida tegelikult siin ei ole näha ja kuulda, on see, et publik tegelikult kogu selle aja, kui need kõnelejad rääkisid, karjus lihtsalt vahele neile. Et need kõnelejad seda muidugi kuulsid, on ju, siin mikris, ma jätan ühe näite vahele, et siin mikrisse seda ei ole tegelikult kuulda, aga kõnelejaid häiris see maksimaalselt. Et mis te siis teete, kui publikus on sellised nagu hecklerid või et nagu kõnelejad räägivad, on ju, inimesed karjuvad seal all, et ma ei osanud nendega austades mitte midagi teha. Mis te teete, kui praegu publikust keegi hakkab lihtsalt vahele karjuma?
sest no seal karjuti nii nagu seisukohti, mida on lihtsam, on ju, et oodake varsti tuleb, aga noh, karjuti ka ebatsensuurseid asju konkreetselt inimese enda kohta. Et noh, ma olin suhteliselt abitu ausalt öeldes selles situatsioonis, sest ma ei kujutanud nagu ette, et mis see lahendus siis üldse nagu võiks olla, on ju. Meil üks mõte on, et äkki siin saaks meeldada arvamusfestivali head arutelu tava, et reageerime mõttele, mitte inimesele, ärme isiklikuks ja nendele ka viidata, et need reeglid, mis me oleme kokku leppinud ja millele me saame viidata, et palun jääme kinni. Ja mõned korrad mul seda ka õnnestus teha, et vaatamegi järgmise klipi, noh, seda õnnestus mul teha siis, kui keegi väga otseselt nüüd ründas kedagi. 5. klipp peaks hakkama 1.03. maksumaksja peaks rahastama siis nüüd aborte, nii-öelda vabatahtlikke aborte. Ühesõnaga, ma ei taha... See ei ole õige aeg. 1.03 otsime. Miks ma mingit valitud selleks ei ole? Okei. See on hea küsimus. 1.03.43. Ja. Natukene edasi. 43 sekundit. Ei, tagasi. 1 minut, 1 tund, 3 minutit ja 43 sekundit. No pane siit, ja väga hea. Sobib. See, pärast näis. Mina tulin siia mõttega, et ütlen seda, et ei tohiks rahastada. Aga nähes neid inimesi, kes ütlevad, et on vaja rahastada, ma tõesti olen nõus, et antud isikute puhul oleks võinud rahastada. Tuletan meelde, et palun jääme oma seisukoha avaldustes väärikaks ja ründame seisukohta, mitte inimest. Seal on üks mõtteavaldus. No ehk siis härrasmees ütles väga konkreetselt, et abort selle poole esindajate puhul oleks olnud põhjendatud. Et noh, siis mul oli tõesti võimalus talle seda meelde tuletada, aga vastasel juhul mitte päris. Ja noh, publiku ebaviisakused sellega otseselt ei lõppenud. 59.30 on üks hea näide veel sellest. Kas see lihtsistamine ei ole? Kas see on see loogika, et julgesid teha tegu, nüüd julge ja võtta vastutus? Aga kas siin tahaks kasutada seda think of the children? Kas sa tõesti tahad, et laps sündiks perre, kus seda ei taheta? Et see sunnib teda sündima perre, kus seda ei taheta? Tundub, et on minu aeg ja ma arvan, et mina võin sellele vastata. Väga palju lapsi on meil, väga palju paare on, kes selle mittearmastatud lapse suure armastusega endale võtavad. Ja ma olen siin, aga ma istun mugavalt ennast. 3. küsimus oli ja mina küsin. Sa tõid näiteid väga... Ehk siis Taam sai kuskilt mikri kätte ja otsustas hakata lihtsalt esinema. Ma tollel hetkel teda nagu, te nägite, ma korraks tahtsin teda katkestada, aga mul oli see, et las see siis olla, et ma valisin oma võitlusi ja las ta siis jääb. Kõige viimane näide veel, 31.50. See on nüüd selle kohta, kuidas inimesed formaadist väga hästi ikkagi aru ei saa. Mul ei ole lapsi, ma ei ole ka abort teinud. Ei näe ka välja nagu kristlikus perekonnas tavaline konservatiiv, eks ole. Aga siiski ütleb minu terve mõistus ajal tahaks küsida viisakalt, et sasja. See mõttes, et see on küsimise koht. Ütleme ühe. No, miks võiks siis tegeleda ennetusega? Miks need lapsed ei või sündida näiteks ja anda kellelegi, kes tahab seda last esiteks? Võiks tegeleda ennetusega mitte see, et ala Superstaari saate vahele näiteks noortele reklaami, et ei, hoore täiega liiga, aga võtta SOS pilt, see on jumala okei. See ei ole niimoodi ja laps ei ole mingi surmav haigus, mis katkestab naise elu, mis mõttes, et ta ei saa oma elu jätkata, kui laps sünnib välja ja enne surengu sünnitada, see on kõige jumedam asi, mis ma kuulnud olen. Seisukoha avaldamiseks on hiljem ka väga hea aeg, et enne viimaseid kõnesid, et on sul äkki praegu mõni küsimus Piretile? Nii, aga kuidas ravib abort hirmu siis? Aitäh. No ühesõnaga, et see on jälle hea näide on ju sellest, kus inimene ei huvitunud sellest, et oli küsimuse võimalus, vaid hakkas rääkima. Et kõigi nende näidete põhjal nüüd, mis järgmine kord teisiti teha? 3 asja. Esiteks, ma arvan, et seda arutelu sellisel kujul ei oleks tohtinud kunagi toimuda. Ehk siis ei ole mõtet teha arutelu, kus on selge, et kumbki pool ei ole võimeline tegelikult adekvaatselt arutlema. Ehk siis see on nagu nii laetud ja nii laetud pooled, et see, seal oli selge, et see arutelu ei tule tegelikult nagu väärikas.
Teiseks, eeltöö. Igati, et kui ma oleksin saanud nende inimestega eelnevalt kokku, siis võib-olla ma oleksin saanud natukene rohkem nendega läbi rääkida seda ikkagi, et mis see formaat on, mis on väärikas, mis on normaalne, mis on arvamusfestivali nagu normaalne arutelu komme. Seda kahjuks ei juhtunud ja see publik tuli nendega on ju samamoodi kaasast. Ilmselgelt need esinejad olid tegelikult selle publiku ise nagu selle laetuse põhjustanud sellisel kujul. Ja kolmas asi, see formaat oli hästi harjumatu, et kõneajad ikkagi nii, et sa nüüd räägid 6 minutit, inimesed ei oska seda aega tegelikult jälgida sellisel kujul ja järgida ka. See, et nüüd sa vahepeal küsid küsimusi, vahepeal avaldad arvamust publikult, et ühesõnaga ma arvan, et kui formaat on, mõnus on katsetada erinevaid formaate, aga päris nullist nagu uut formaati, eriti sellisel kujul ei ole päriselt mõtet nagu sisse tuua. Nii et need olid need asjad. Jah, natuke küll. Oli küll seda, et mingid inimesed, kes ikkagi, ütleme, et kui see härrasmees tõesti selle väga ebasobiva märkuse tegi, et siis osad plaksutasid, seda oli mikrisse kuulda, aga tegelikult tagapool ikkagi inimesed ütlesid talle ka üsna inetusti. Kas võime ühe negatiivse asja veel selle paneeli juures välja tuua? Minu meelest need pooled olid hästi ebavõrdsed. Et kui eituse poolel oli meditsiini inimene, siis jaatuse poolel ei olnud. Vist pidi olema? Jaa. Jaatuse poolel pidi olema meditsiini inimene, aga teda asendaski see noor poiss, kes oli väitleja, et seal läks nagu valesti ka see, et viimasel hetkel lihtsalt üks inimene ei saanud osaleda. Selles mõttes oli nagu tunda, et need on hästi ebavõrdsed ja ühed oskavad mingisuguseid termineid kasutada, teised absoluutselt ei oska, nad on närvis ja siis just. Väga halb välja. Kas ma saan aru, et sa olid ise ka selle arutelul kohal või? Ma vaatasin seda järgi. Jah. Kas see video on kõigile kätte saadab, kes tahab järgi vaadata ükskõik mis põhjustel, eks ole, kahjuks või õnneks, aga teeme suurem pausi.